Kust maalt lõpeb tervisesport ja algab sport? Sport, ma arvan, algab siis, kui püstitad endale tulemuseesmärgid, et osa võtta kuskilt võistlustest ja hakkad selle nimel siis regulaarselt ja plaanipäraselt harjutama, aga tervisesport ja tervislik liikumine, ma arvan, võiks olla küll igal inimesel siuke igapäevane elu osa, et vähemalt enda kogemust võib öelda, et spordi tegemine on kindlasti õpetanud aega juba hästi planeerima ja tegelikult jõuad palju rohkem teha, et kui nüüd tavaellu tagasi tulles, kest sisemist nii-öelda kontoritööd oli palju, siis tegelikult siuke tunnike 1,5 päevas liigutada ja mõte hakkab palju paremini liikuma, et tegelikult jõuad nagu rohkem, aga ma ei teagi, et siuke tervislik liikumine pakuks, et kui üldse ei ole teinud, siis 2-3 korda nädalas võiks hakata liigutama ennast ja see olenebki siis inimesest, et kui palju või mida ta on teinud, et alla poole tunni värskes õhku ei soovita üldse minna, et pigem oleks mõistlik leida tunnike 2-3 korda nädalas ja sealt edasi juba mingi paari kuu pärast, siuke nädalavahetusel 1 päev kindlasti võiks olla, kus oleks siuke natuke pikem värskes õhus olemine, et ise, ma ei tea, ma olen nagu nii läbi imbunud sellest, et alla 5 korra nagu ei tahaks nagu käia, kui vähegi varianti 5-6 korda nädalas, aga jah, siuke 2-3 korda algatuseks ja kui sinna kunagi 4-5-ni välja jõuaks ja niuke soovituslikult tunnike nädalas ja kindlasti kui see meeldib, siis tegelikult väga hea võiks ollagi kõikvõimalikud rahvaspordiüritused, aga võtta neid kui ühist ja kihvti aja veetmist sõprade ja tuttavatega, mitte kui võistlust. Et kindlasti on seltskond, kes tahab seal võistelda, aga enamus inimestele ma just soovitaks seda, et vähemalt mulle endale meeldib jubedalt nii-öelda sõpradega või pundiga käia, et see on emotsionaalselt palju mõnusam ja see aeg nii-öelda kulub rutem ja ei ole nii palju ei lähe nii-öelda iseendaga võistlemiseks. Või siis naabrimehega. Mis veel hullem. Aga üks trenn, kaua ta võiks ideaalis kesta koos kõigi soojenduste pärast hiljem venitustega? Ma arvangi, et ega seal ongi, et mis meil nagu eesmärk on, et kui me nagu trennist räägime, siis tegelikult väga kõige suurem viga või tihti see viga ongi see, et inimesed, et mul ei ole aega, et ma teen parem lühidalt ja nii-öelda tugevalt või kiiresti, et tegelikult ma arvan, et see on nagu kindlasti väga vale lähenemine, et kui meil eesmärk on nii-öelda oma ainevahetust parandada, võib-olla natuke kehakaalust alla võtta või üldtervislikku seisundit paremaks saada, siis tegelikult seal on just aeg, mis treenib, mitte kiirus ja intensiivsus, et tunnike oleks nagu julgelt soovitatav, et esimesed pool tundi organism tegelikult kasutab oma nii-öelda kiireid energiaallikaid, et ta sinna rasva kallale selle ajaga veel üldsegi ei lähe, et alates 1,5 tunnist hakkab see pihta. Ja teistpidi just see intensiivsus tuleb alla hoida, et seal on ka hea nii-öelda käia 2-3-kesti, et kui meil spordiarsti juures ei ole käidud, me ei tea nii-öelda, mis pulsiga võiks teha, siis tegelikult kõige lollikindlam rusikareegel on see, et tempo peab olema täpselt selline, et sa suudad hingeldamata sõbraga veel nagu juttu ajada. Et see on nagu see, et see on nagu kindel, et see ei lähe sinna nii-öelda kulutavasse poolde, et oma treeningust ma võin öelda, et tegelikult 90% treeninguid oligi
intensiivsusega, sellise intensiivsusega, et kuna see treenitus on lihtsalt nii hea, see liikumiskiirus on selle võrra suurem, aga tegelikult see on niisugune rusikareegel, et kui sa juba hingeldad ja ei saa nagu selgelt rääkida, siis see on selgelt liiga kiire see tempo, et siis juba organism kasutab teisi energiaallikaid. Ehk siis see pulss, ma saan sellest aru, et see on õiges piirides, saan rahulikult rääkida, nii et mul ei ole tegelikult pulsikella kui sellist vaja. Ega jah, põhimõtteliselt vaja ei ole küll, et täitsa piisav, see vahend on et sa saad rääkida või see on nagu hea indikatsioon selleks ja teistpidi niisugust varjatud intensiivsust on tegelikult niikuinii treeningutes niikuinii sees, et paljud, kes käivad näiteks jõusaalis, et seal see pulss ei olegi kõrge, aga lihassisene niisugune töö on jälle nagu selgelt anaeroobne ehk niisugune siis, et kaudselt see organism saab tegelikult oma koormuse sealt kätte, need, kes nagu jõusaalis käivad veel nagu lisaks, ja kui me oleme jõudnud sellisele tasemele, et me 4-5 korda nädalas väljas käime, siis julgelt võiks öelda, et kui üks trenn on niisugune natuke üle keskmise tempos, et see on nagu väga piisav juba, et teistpidi juhtub see, et kui need pidevalt kõrge intensiivsuse treeninguid teha, siis areng on väga kiire. Kuu aja pärast veel kui samat ringi teha, see ringi läbimise aeg läheb oluliselt paremaks, aga 2 kuu pärast ei saa aru, et millegi pärast nad hakkavad langema ja enam ei ole üldse nii mugav ja hea olla. Et pigem see tervisetreenitus tuleb just niisugusest mõõduka tempoga liikumisest ja siis tegelikult on ta jätkuv ja pidev, et siis tegelikult 3 kuu pärast iseenesest vastupidi, et hakkavad need väljas, sama aeg väljas olles need distantsid pikenema ja see enesetunne läheb paremaks.